Hanno kas tõesti Hanno Katri siiamaani on kogu aeg võitnud Grete Gutmann. Tallinnas esimest korda võitis Tiine Tammemäe Võrus. Hanno Katri või jälle Tiine Tammemäe. Ka Kristi Rebane ei ole siiamaani võitnud üks kord, ühtegi korda. Ja Tiine Tammemäe kohe tema järel praktiliselt on nad koos. Paistab, et Räämeister on päris korralikult ärki leidnud finaali, et peale kahju pausi. Naiste ja meeste B-finaali palume veel kord tagasi tulla. Veel kord lugeda maha. Asuvad meeste A-finaali. Minut aega jäänud. Number 11 võistluste liider Lauri Sitt. Number 39 Silver Eetsa. Ja number 9 Alexander Šved. Ootame pingsalt enne ühisosa lõppu. Meeste esimese punkti jõuab esimesena Jaak Kuusma. Artumarkus esimesse ja nüüd on juba liikripositsiooni võimalus Hanno Katri Pandis, kellel on paari sekundile esimesena Tiine Tammemäe. Kas liigaga lõpuni ja vahenele Hanno Katri ka ajajaga ja kas tõesti Hanno Katri Pandis on esimesena finišis ja Hanno Katri Pandis on tänase võistluse võitnud. Esimene siis orienteerimise etapivõit talle, kui kõik on määruse pärast läbitud. Tiine Tammemäe teisena, Tiit Rebane kolmas ja kohe on ka. Kohe näeme, kas kõik on määruse peale. 7.08 ja Tiit Rebane kolmas, 7.12, Aire Allik neljas. 8.41, teine oli Tiina Reedel, 9.12, kolmas Uuliter. Ja meeste B-finaal, 5. koht, Kristof Minna, 6.28, Raul Minna, 7.07, Kristjan Martin, Kirillek, 7.22 ja Kaul Laas, 7.26. Meeste B-finaali tagajärg. Juba Lauri Sitt, kes on võitnud Haapsalu, jääb maha umbes 10 sekundit. Veel kuulmale läheb tagasi minema, aga
ja nüüd Aleksander Šveen kaardivahetuses. Aga viimane ring on piisavalt kaardivahetuses. Peavad läbima 11 punkti. Nii, ja nüüd on 25. punktis Lauri ja Jaak koos. Ja viimane ring, viimane ots. Lauri juba finišeerus, aga ta võidab esimest korda Jaak Ruusalu. Finišiks esimesena Jaak Ruusalu. Ja teisena Lauri Sitt ja nüüd ootame Silver Leinsaar, kes esimesena Mati peale, aga ma tulin siis on kirjas. Aukustamine ja kus kohas sa ette rebisid, mis oli, või see oli see Lauri viimane viga? See viimane viga, see on täiesti koos või? Kus kohas sa talle järgi jõudsid, sellepärast et kuskil alguse pool oli Lauri sinust sees? See oli esimese ringi lõpetas tunduvalt kiiremini. Viimase ringi lõpp oli meil sama ja seal ma sain tast ette siis. Kas kiiluse suhtes oli teil võrdne kiilus, et teil punktid läbisite koos? Ma ei oska öelda, ma ei vaadanud selja taha. Kas oli selline tunne, et lõpuga suudab Lauri ikka sind ära võita või oli kindel endas? Peale seda, kui siin viimase ringi peal Laurit enam seljas ka näha jäänud, siis ma sain aru, et ma vist võidan. Palju õnne! Lauri, mis sa arvad tänase võistluse kohta? Täitsa keeruline märk. Mis tõi siis kaasa selle otsustava eksimuse? Kas alguses ei jõudnud vaadata, palju on punkte või et veel üks ring oli osa? Mitu punkti ühes kohas, ma ei saanud aru, mida peale, kui tundus, et oli finiš, aga kuna sellest punktist läks 5 joont välja, siis väikses. Kas täna jõudis punkti ette ka lugeda või iga punkti tuli eraldi võtta? No kindlasti tuli rohkem lugeda kui tavaliselt, aga ma ütleks, et see oli vist keerulisem, kui siiamaani olnud. See on väga tore rajameisterile. Kas kiiruse poolest tundsid, kui te hakkasite viimase ringi poole minema, et sul on mingisugune veel varu jäänud lõpus ära võtta või oli kahtlane võida? Väike ühine ring siis ma. No ütleme nii, et väsimust ei olnud üldse tunne. Terve raja vältel oli samasugune tunne. Et jõudu jäi viimase ringi peale, et kui oleks koos jooksnud, siis oleks võimalus veel võita olnud. Kas rajalt distantsil suutsid vaadata ka konkurente, kas sa tundsid, et sa oled kogu aeg liider või oli mingisugune moment, kui sa tundsid, et liidri ohjad lähevad käest ära? Ei kumbagi läinud, neid on ennast liidri, neid on üks eeldaja.